Tere armsad televaatajad, alustame saatega Ela hästi. Toitumisnõustaja ja treener Erik Orgu on võtnud oma südame asjaks parandada Eesti lasteaedade toitumiskavasid. Temaga kohtume kohvikus Bliss, kus meisterdame muuhulgas ka vegeburgeri. Praegu aga on meil kotid juba pakitud selleks, et minna kohtuma Kadriorgu lauljatar Nancy'ga. Mis on selle imekauni naise ilu ja tervise saladus? Eestlaste südamesse laulis Nancy ennast üle 20 aasta tagasi, kuid täna siin olles Nancy'ga on selline tunne, et aeg ei ole talle absoluutselt üldse mõjunud. Kunagi ma mäletan, sa panid rõhku väga ägedatele, väljakutsuvatele kostüümidele. Kas see on üks põhjus, miks me siin oleme, et sinu kostüümid seekord siis pärinevad nüüd? Iri Janveri moemajast ja loomulikult nad on juba mitmeid aastaid mulle teinud suurepäraseid kostüüme ja ka muid riideid, igapäevaseid ka. Kuidas su päev välja näeb ja mida sa siis sööd? Üks asi on, mida ma üritan nagu hoida alati, on see, et ma võtan endale hommikul hästi palju aega. Et isegi kui ma pean kuskile varem minema, siis 2-3 tundi kindlasti ärkamiseks, oma protseduuride tegemiseks ja rahulikult hommikusöögi söömiseks ja siis koeraga jalutama. See nagu peab olema. Ja mida ma siis hommikul söön, leotatud terad, pähklid, kõik võimalikud, hästi palju marju ja siis puuviljad tükeldatud ja lidandatud tatarka. Mina ei teagi, et kas sa oled nagu taimetoituna, et sa vegan või? Ei, vegan ma ei ole. Et muidugi ma olen söönud mingi perioodi elust aasta aega järjest täiesti toortoitu ainult. Suurepäraselt tundsin. Mul oligi vaja seda perioodi lihtsalt nagu enda maha laadimiseks nii-öelda või suurepärane energia tekkis sel ajal. Ennem lõunat ma joon kindlasti klaasi toorest apelsinimahla ja võib-olla ühe õuna ja siis see põhitoit on kuskil peale lõunat. Aga ma kasutan võid näiteks ja söön ka mune. Mahemune muidugi kindlasti ja mahevõid. Õhtusöök ei olegi sul siis selline kõige suurem toit nagu tavalistel eestlastel? Õhtuks ma söön suht vähe õhtul. Oleneb muidugi päevast jälle, aga jälle mingisuguseid kas tooreid juurikaid närin või lihtsalt puuvilju. Mille järgi isu parasjagu on. Talvel on see toit ikkagi kuskil 50% ulatuses on ta toores, aga suvel võib olla niimoodi, et muu ei lähegi enam peale toore. Et eriti kui need suurepärased Eesti marjad ja puuviljad valmis saavad. Üks asi, ilma milleta ükski päev mööda ei lähe, see on kindlasti vesi. Mineraalidega ja soolaga ja nii edasi, sidruniga. Ma olen teinud 8 aastat juba ja peale seda toimus just olulised muutused tervises. Kuidas sa seda mineraalvett siis nüüd tarbid? Räägi lähemalt. Ma lisan lihtsalt mineraalidilkasid veele või siis sidrunit, soola, mis parasjagu. Kui kaasas ei ole, siis lihtsalt soola. Palju sa vett tarbid päevas? 1,5 liitrit kuskil. See harjumus juua, teadlikult juua on juba nii süvenenud, see harjumus, et 8 aastaga, et selleks ei ole janu vaja otseselt. Et kui juba janu on, siis on juba suur probleem, veepuudus, aga suvel joon ma kindlasti rohkem. Taimetoidu osas on väga palju erinevaid põhjusi, miks inimesed selle valivad. Mis see sinu jaoks on oluline tarbida taimetoitu? See tundub loomulik lihtsalt minu jaoks, kui süüa näiteks ainult taimetoitu. Enesetunde vahe on niivõrd suur, süües, katsetades erinevaid stiile, et siin 20 aasta jooksul, et see on fakt. Mis see kogemus sul on siis? Kuidas energiatase muutub, kuidas ma magan, kuidas ma üldse midagi teha jaksan, milliseks välimus läheb ja nii edasi, Põhiliselt taimetoit. Ja toores taimetoit. Just tahan küsida, et milline see toit siis, milline toit kõige rohkem seda välimust mõjutab, et näiteks sinu elustiili puhul, kui tõesti tuleb ette, et sa pead olema öösel andma kontserte, milline toit kõige rohkem virgutab ja aitab olla vormis nii füüsiliselt kui siis ka nahal? Naistele see on väga oluline. Kergem taimetoit toores kindlasti kohe, 100%. Ma ei saa muidugi mainimata jätta seda, et ma võtan ka mingeid lisandeid, siis ma pean silmas lisandite all näiteks talveperioodil täistoidud C-vitamiini, mitte mingid kapslina, vaid sellise marjapulbrina näiteks päris palju. Magneesiumi erinevaid vorme 3 korda päevas. See on hästi palju aidanud näiteks kas või see, et õietolm, muidugi suvir ja mesi ja sellised asjad. Et huvitav on see, et ma ei olnud 4 aastat tegelenud, joogaga ja üldse mingi
spordiga, kui seda joogat niimoodi võib nimetada. Ja läksin uuesti joogasse ja kujutasin ette, et mul hirmsasti kõik lihased on haiged ja nii, mitte midagi ei olnud ühelgi korral. Pingutatud sai nii, et veremaitse suus, aga ei olnud mitte midagi. Et vanasti oli mul kindlasti probleeme sellega, et kui alustad mingi spordi tegemist või midagi, siis kipub nii olema. Et taastumine oli nii kiire? Väga kiire, ma lihtsalt. Üks osa taimetoidust on alati ka keskkond ja loomad, et kas see kuidagi sind ka on puudutanud? No see on asja üks aspekt kindlasti. Et miks, see on üks põhjus, et miks pärast ma ei soovi seda liha tarbida, mis on pärit suurtootmistest. Et see teema on nii valus ja kole, et mis nagu peaks panema mõtlema paljusid inimesi tegelikult. Et kuidas see toit saab nende lauale üldse. Kuivõrd sa tegeled selliste spirituaalsete teemadega? Ma arvan, et see on igal inimesel oleks vajalik. See aitab näiteks oma keskmes püsida, jooga. Kellele jooga, kellele boks, kellele veel midagi, eks ole. Aga point ongi selles, et kuidas nendest ebameeldivatest mõtetest vabaneda kohe ja olla nagu oma keskmes ja ennast hästi tunda. Mida sul on siis vaja, et ennast hästi tunda? Hea meelega käiksin iga päev looduses. See on üks asi, et mis nagu peaks olema iga inimese elus. See vaikus, rahu, linnulaul. Võin öelda ka, et ma peaaegu iga päev käin. Kui ma kuulan klassikalist muusikat või see on üks mu lemmikutest, eks ole. Kuidas enda eest hoolitsemine sinu elus avaldab? Ma panengi rõhku sellele, et endale võimalikult head toitu pakkuda ja teha selliseid protseduure, mis on mulle head. Saun näiteks, jooga, massaaž, kiropraktik. Tahad või taha, aga hakkad ennast hästi tundma peale kõike seda. Ja rahu ja vaikus ja jalutuskäigud looduses. See ongi õnnevalem võib-olla. Aitäh sulle, Nancy, sellise õnnevalemi eest, kuidas hästi elada. Täna alustame Blissi kohvikust Ela hästi saadet mehega, kelle kohta on öeldud, et iga eestlane tahaks vahel, et tal oleks selline inimene köögis kõrval. Minu kõrval on täna Eerik Orgu, kes on tuntud treener ja toitumisspetsialist. Jah, natukene vahetusse on need asjad nüüd läinud. Enne ma olin treenerina rohkem tuntud, aga nüüd siis olen võtnud enda huviorbiiti suures osas ikkagi eestlaste toitumise, sest see on see, mis vajab korrastamist. Vaatasin ennem su Facebooki lehte, et mitte ainult eestlaste toitumine, vaid suisa väikeste eestlaste toitumine on nüüd sinu südameasjaks saanud. Mis probleemid sellega siis nüüd meil on? Alustame sellest, et suhkrukogus on liiga suur, et kui väiksel lapsel nii-öelda siis soovitatakse või õigemini ei soovitata üle 3 teelusikade päevas tarbida, siis menüüd, mida ma näinud olen, seal on ikkagi, ma ei tea, 15 teelusikatäit umbes suhkurt, nii et väga valget suhkurt ja lisaks sellele muidugi kõik igasugused töödeldud toiduained, mis siis sisaldavad, ma ei teagi isegi täpselt mida, aga see, mida me ei tea, mis see on, siis pole väga mõistlik seda süüa. Kui sa selle mullast välja tõmbad ja siis see nagu tundub sulle uus ja huvitav, siis on okei, aga mitte sellisel kujul, et sa vaatad peale, sa lihtsalt saa aru, mis asi on ja siis hakkad sööma seda, et see tekitab lastel päris mitmeid terviseprobleeme ka. Me räägime siis lasteaedadest ja lastest. Eerik on võtnud ette Jamie Oliverile sarnaselt siis mitte isegi sõja, vaid ristiretke siis eestlaste toidulaua parandamiseks ja alustanud oled sa siis lasteaedadest. Me istusime maha ühe lasteaia, mitte ühe, vaid päris mitmekümne lasteaia toitlustajaga ja vaatasime siis peale, mida teha annab ja sinna lisasime siis minu retsepte, mis ongi selline natukene uudne lähenemine, sellepärast, et tegelikult kui nüüd vaadata veel, mis lasteaedade menüüs vanasti või veel osades lasteaedades on, seal on vanaaegsed toidud, aga ometigi see, mis me siin täna tegema hakkame, on ju, ja kõik, kuidas juba täiskasvanud söövad, need, kes minu kava järgi toituvad, kaalust alla võtavad, tervis paraneb, on ju, enesetunne paraneb, siis nemad juba söövad, miks me siis lastele, meil nii-öelda järelkasvul, miks me neid minevikus hoiame, see on nagu minu mõte ja küsimus olnud, et toome neile ka sellised uued toidud sisse ja tegelikult suuresti on praegu veel väga paljude nii-öelda täiskasvanute või toitlustajate kätes ju tegelikult, mida laps sööb, nii et ei tohi niimoodi mõelda, et minu laps ju seda ei söö. No kui sa teda kogu aeg selle suhkur peal hoiad, siis muidugi ta hakkabki seda suhkurt tahtma, no kes ei taha suhkur, mulle ka meeldib suhkur on ju tegelikult, aga see teadmine takistab mul seda söömast. Mida sa mõtled selle all, et vanad toidud? Näiteks makaronid hakklihaga aitab ja selles mõttes vanad toidud, kui mina lasteaias käisin, siis minul olid samad toidud
ma mäletan seda ja kui ma vaatasin lasteaiamenüüsid, ma tegelikult hakkasin lasteaiamenüüsid saama juba väga ammu, sellepärast et isegi kui ma Inglismaal elasin 10 aastat tagasi veel, juba siis jõudsid minuni tegelikult lasteaiamenüüd, sellepärast et ikka eestlased said teada, mida ma tegin Inglismaal, tuttavad ja siis ikka öeldi, et näed, kas sa saaksid vaadata seda kooli või lasteaiamenüüd, aga siis paraku ma põhimõtteliselt andsin ainult nii-öelda üks-ühele tagasisidet, on ju, et kahjuks on olukord halb ja ikka on leivasupid, kõik asjad, need on kõik väga toredad, on ju, aga äkki siis anname neile väikse sellise 21. sajandi või siis praeguse ajane nii-öelda lihvi peale, on ju. Korjame sealt suhkurt välja ja teeme kuidagi maitsvamaks selle, on ju. Mina vaatasin kunagi oma lastega seonduvalt lasteaiamenüüd ja ma ehmatasin, et puuvillad on alati kõige lõpus, et kui sa oled juba suure söögi ära söönud, siis viimane toit on puuvillad, mis minu meelest peaks olema just tagurpidi, et kõige lihtsam toit, eks ju. Mis siis sinu jaoks kõige sihuke üllatavam seik siis oli, kui sa hakkasid uurima neid lasteaiamenüüsid? Kiluvõileib. Kiluvõileivad? Olen näinud, noh, ja reaalselt muidugi ja mis ma olen seal veel näinud, on Nutella sai ja üldsegi saiakesed, sellised konkreetselt halvad asjad, sest inimesed peavad sellest, neid toitlustajad, lapsevanemad, ideaalis lapsed ka, nad peaksid aru saama, et see ei ole, me nimetame seda toiduks, sest me saame seda mäluda, neelata ja mingil määral seedida, on ju, aga kõik need asjad, mis endale sisse süüakse, need asjad ei pruugigi ära seedida organismis, tänu sellele tekivad näiteks kas või kõhukinnisused, on ju, ja sellest jällegi tulevad osadel või siis paljudel inimestel tekivad ka sellised nagu ärevushäired, sellepärast et soolestikusüsteem on väga tähtis, see peab korralikult töötama. Täna me teeme midagi palju tervislikumat. Mis asi see on? Täna me hakkame tegema vegeburgerit, mis ma ise ei ole taimetoitlane, aga ütleme niimoodi, et see satub minu menüüsse päris tihti ja väga maitsev on. Oad paneme sinna sisse ja mustatoad, sellepärast et minu arust nendel on kõige ligilähedasem maitse kui ka tekstuur ja välimus tavalise hakklihaga siis nii-öelda, mida kasutatakse siis nüüd traditsioonilises burgeris. Ja siis me maitsestame selle nii ürtide kui ka siit paneme koriandrit, paneme chillit, paneme riisijahu, mis veel tõmbab natuke tummisemaks selle, paneme sinna sisse ka, kus ta nüüd jäi, küüslaugu, siin on küüslauk ja siis me tahame sinna sisse veel soolaga panna. Aga hakkame meisterdama ja vaatame, kuidas see meil välja tuleb. Sa võid mulle siis organiseerida ühe küüslaugu küüne, mille ma tahaksin, et sa hakiksid võimalikult peeneks. Ja kui sa seda varem teinud pole, võid algust teha, siis ma saan sulle näidata, kuidas see käib. Mina nii kaua siis palan need oad siia kaussi ja purustan kahvliga ära. Ei ole vaja midagi keerulist teha, isegi kui see väike tükk siia sisse jääb, see on täiesti okei. Kui mina nüüd tegin ühtepidi, nagu lõikasin küüslaugu tükid, eks ju, ja nüüd ma teistpidi lihtsalt hakkaksin niimoodi tegema. Kus sa teed? Sa teed nagu need kokad või niimoodi? Ja. See on oma, et te vaatab, et nii palun. Mina teen niimoodi, ma lõikan siit külje pealt. Ahah, sa lõikad diagonaalis. Jaa, seda võib igate moodi teha. Ja nüüd ma lõikan siis, hoian siit seda kinni, nuga peab hästi terav olema, siis ta läheb ilusti siit läbi. Nüüd mul on juba, näed, siin kõik ühes tükis on ju. Nüüd siis hakkimise juures on väga tähtis, et see nuga võiks võimalikult lai olla, siis me ei tee endale potentsiaalselt haiget ja siis saab reaalselt seda tehnikat kasutada. Ja siis panen siia, hoian seda kinni ja see küüslauk on nüüd väike ja nüüd ma hoian seda igalt poolt kinni kuni siis ja surun vastu põhja ka, et need küüslaugu ribad, mis ma siin praegu tekitanud olen, ei hakkaks siis kuugile minema ja nüüd nuga liigub sellise liigutusega, et see nuga siit lahti ei tulegi. Paljud inimesed, mida nad teevad, on see, et nad üritavad hakkida niimoodi, aga siis ei tea kunagi, kui kõrgele see läheb. See peab olema selline ring ja see liigutus käega, teed sisuliselt ringe siin on ju. Ja noa otsa on siis vastas siin. Ja siis lihtsalt siit niimoodi. Nüüd pole küüslaugu purustajatega midagi tegelikult vajagi. Ma proovin nii kaua. Eks neid tehnikaid on igasugused erinevaid, aga nagu sa nägid, see tundus nagu päris lihtne olevat. See tundus päris lihtne ja vaatame siis, kui lihtne seda järgi teha. Erik, mis muredega need inimesed su poole siis peamiselt pöörduvad? See on ikka see kaalulangetus? Jaa, 80% inimesi tegelikult põhjustavad 80% terviseprobleemidest, olgu see siis vaimne või füüsiline, põhjustavad tegelikult toitumisega. Sa puutud vaimsete muredega kasusega? No selles mõttes, et inimestel on selline probleem näiteks, miks neil tulevad halvad emotsioonid, masendus, isegi depressioon peale, kui mida hullemini nad toituvad, sest kui nad ei söö endale sellist asja sisse nagu makrotoitainetest valk, kus siis sisaldub omakorda aminohape trüptofaan, mis siis omakorda meie kehas lisaks siis magneesiumile, B-vitamiinile, C-vitamiinile, mida me kõike muideks hakkame siin sisse täna sööma endale ja foolhape, 4 ainet aitavad siis selle trüptofaanil muutuda meie kehas serotoniiniks. Oleks sa kuulnud sellisest asjast? Jaa, see on ju õnnehormoon. Õnnehormoon täpselt, sellepärast peabki regulaarselt tarbima ka valku. Oled sa
on inimene taimetoitlane, sööb ta liha, mida iganes ta sööb, tal peab olema palk seal sees, sellepärast ja piisavas koguses. Kui sul on valida, kas sa tahad nii-öelda palju serotoniini või vähe serotoniini, siis kumma sa valid? No niimoodi, et oleks ikka piisavalt. No täpselt, siis sa pigem tahad palju. Ma ei julge palju küsida, ma ei tea, mis siis saab. Ei, palju ei ole midagi. No mul on selline tunne, et sina saad piisavalt trüptofaani saad endale sisse. Ütle mulle vahepeal, mul tekkis lühis, et eks ma lõikan nagu nii pidi või? Ja, sa võiksid tegelikult niimoodi teha, vaata, küüslaugul on selline stabiilne. Siin ongi, nüüd tulevad igasugused sellised pikaajalised kogemused mängu, on ju. Et kui sa ta siia paned, vaata, siis ta on selline väiksema pinna peal, nüüd on siin. Ja nüüd mina läheneksin selle asjale siit niimoodi 45 kraadi alt. Ja sellised teravad, kiired lükked. Jah, umbes nii. Näiteks see sobib väga hästi. Vaat, et tuleks tükki juba vaatele. Siinkohal sa pead nii-öelda enda jaoks ära määratlema, kui kõvasti sa pigistad seda, kuidas sa selle noaga täpselt käitud on. Ja kui sa saad need 2 tegevust omavahel klappima, siis sul tuleb see väga-väga hästi välja. Mul laguneb koost. Oota. Ei ole hullu. Järgmine kord saad juba rohkem proovida. Nii, nüüd senikaua, küüslak on meil juba olemas, siis läheb sisse mul siia koriander. Maitseb sulle koriander? Jaa, väga, jaa. Jaa, super. Nii, siis me paneme tšillipulbrit siia sisse. Paneme siis 2 näpuotsatäit. No nii, mis siin toimub? Aga sa pead harjutama. Võt siis, kui saade välja tuleb, siis sa saad uuesti vaadata. Ma loodan, et see jäi hästi peale. Aga ma ei tea, väikesteks tükkideks sai. Ei, läheb ja teinekord see tükk võib ka suurem jääda, siis on jällegi midagi nii-öelda hambal. Nüüd panen sisse riisijahu ja siis sibulat on meil ka vaja. Nii, sibulaga on oluliselt lihtsam. Lõikan sisse, on ju, ja nüüd sa teed tugeva liigutusega. Nii, sa võid selle lõpuni teha. Põhilised vead, mis siis inimesed teevad, ongi see, et nad söövad, ma ei tea, Nad ei söö toitainete rikast toitu. Inimesed keskenduvad sellele, et neil kõht oleks täis, ehk siis magu oleks täidetud, aga tegelikult number 1 peab olema see, et sul keha on toidetud. Ja inimesed tänapäeval tõlgeda kehasignaale väga hästi. Ehk siis läheb omavahel segamini isu, nälg ja janu. Isu on peas, nälg on kõhus ja janu, ma ütleks, et on igal pool, sellepärast, et võta vesi ära ja mis juhtub, on ju. Suu läheb kuivaks. Suu läheb kuivaks ja mida kauem silma veeta oled, seda keerulisemaks, ütleme niimoodi, elada. Ja see on umbes nii, et ma tahan, et ma auto sõidaks, aga ma ei taha sinna kütust valada. No siis sa ei sõida lihtsalt. Põhimõtteliselt, mida sa räägid, on siis see, et me ikkagi sööme selleks, et olla raku tasandil toidetud, mitte sellepärast, et rahuldada oma maitseisusid. Ühe baas asja juurde peab kindlasti igal inimesel kuuluma tervislik toit, sest see on kütus meie kehale. Et ma nüüd voolin siit valmis burgerid ja siis hiljem, kui need on praetud, siis kiiresti laseme leivaga soojaks seal. Kui tihti sa nende veganitega kokku puutud üldse? Söögu, olgu vegan, olgu mis iganes toitlane, lihtsalt, et su makrotoitained oleks ilusti kaetud, baasvajadus minimaalselt oleks kaetud, keskmine vajadus võiks olla tegelikult, see on veel parem. Ja siis palun väga. Ja mul on toitumiskavas ka väga palju vegan toite, mida me siin ühte me neid siin valmistame. Mul ei ole selle vastu absoluutselt. Mõned inimesed arvavad, see, et seal lihatoit on, see ei tähenda seda, et mul on midagi veganluse vastu, absoluutselt mitte. Mulle ise ka maitsevad sellised asjad, ma aeg-ajalt söön, päris tihti isegi tegelikult. Erik, toitumine ja trenn on ilmselgelt suur osa su elust, aga mis su hobid veel on või mis raamatuid su loed? Kui ma vaid seda pealkirja mäletaks, on inglisekeelne, selle kinkis mulle üks mu treener ja mul on ka treener tegelikult. Sul on ka treener? Mul on ka treener, kes mind aitab teatud toimingutega. Mulle meeldivad sellised raamatud, mis harivad ma väga juturaamatuid ei loe, selles mõttes, et keegi on mingi loo välja mõelnud. Et mulle meeldib lugeda sellised, mis nagu produktiivsust suurendavad. Ütleme siis nii-öelda eneseabiraamatud, aga miks mitte ennast aidata? Me ootame seda tegelikult, ootame ja tahame teistelt saada seda, aga seda võib väga suure töö võib ise ka ära teha tegelikult endaga. Ja hobidest, mis mulle meeldib? Mulle meeldib nüüd siin kevadel hakkan golfi mängima jälle. Õlg on terveks saanud. No ilmselgelt trenni, erinevad variatsioonid, rattaga meeldib mulle sõita ja toit on tegelikult mu väga suur hobi. Ja nüüd selle burgeriga on selline lugu, et kui ta näed niimoodi sahiseb, nüüd sa võtad ja teed pups. Siis ta on. Ma teeks seda, kui oleks üks, aga nüüd ma teen hoopis nii, et Peaaegu. Ei, ma võin visata küll neid. Nii, ja siit saab ka niimoodi teha. Väga hea. Ja selle burgeri puhul on selline lugu, et siia me tahame tegelikult korralikult ikkagi seda õlipoissi alla saada. Et see läheks võimalikult mõnusaks ja tegu on siis... Krõbedaks siis, jah. Sul on mingi nõks sellega ka raudselt või? Ma näitan sulle, kuidas siis ma selle kiviga toimetaksin. Ja nüüd löön kivi sisse ja nüüd keerad ja kõik.
väga hea jutt. Wow. Wow. Nüüd siis hakkame burgerit ehitama. Paned peale ja nüüd vajutad tugevalt kokku. Nüüd tuleb pihv juba siit välja. Valmis, lähme maitseme burgereid. Teeme nii. Meie burgerid on siin ilusasti kohal, me oleme väga uhkelt sättinud endale ka laua. Kes see niimoodi burgerit sööb, ma mõtlesin, me võtame ikka kätte. Sa võid kätte ka võtta, aga Ta laguneb. see, ma ei tea, viimasel ajal on need burgerid kõik selliseks läinud, et neid on võimatu, käest väga raske süüa, et ikka mingi läheb, ma olen lihtsalt läinud noore kahvli peale ja lähevad kõrgustesse ja laiused, siis on igasugused asjad vahel, mis tahavad sealt välja lipsata, on ju, ja kuhu ta ikka lipsab, kui pükste peale või siis särgi peale, et ma lähen sellist turvalist teed. Jah, et selles mõttes sa juba tegid algust, et panna endale Ja, väga inglaslikult. ja noh, Inglismaalt midagi ikka külge jäänud mulle ka, noh. Viisakusreeglid, okei, noh, aga tõstame siis endale need burgerid, eks ju. Nii. Aga noh, see võib-olla isegi tead siin käest saab, aga ma ütlen, elu on õpetanud, et see ei tööta väga hästi. Nii, ja lisu. Siis oma jagu muidu tea, et ma vist ei ole kunagi niimoodi burgerit söönud nii viisakalt. Nii kihvt. Iga asja jaoks esimene kord. Kuidas on siis? Väga hea. Nagu öeldakse, ise tehtud, hästi tehtud. Ma nüüd ootan sinu kinnitust ka, ole palun aus. Kui ei maitse, siis... Rõbe leib. Pehme majonees ja mingisugune krõbe koht tuli sellest kotletist. Päris mõnus. Koriander, sibul, küüslauk. Mulle meeldib. Proovin korraks eraldi seda kotletti, nii kuidas ma siin saan. Ma olen ikka veendunud, et see koriander oli sul geniaalne. Noh, sobib see kooslusesse väga hästi. Eks see võib igasuguseid asju panna, aga koriander, ma arvan, et on lihtsalt see võitja. Kui sa nüüd lasteaedades teed ju ka neid selliseid toiduparandusi, et mis need sinu poolt pakutud toidud siis on, et võikski sellised asjad olla või? Miks mitte? Üks toit ongi näiteks juustubadega. Siis mul on seal karjuse vorm on pandud selline asi, hästi tavaline asi, kartulipürees, ka seda võib ubadega tegelikult teha. Miks mitte ja ma arvan, et lapsed hea meelega sööksid. Sellepärast, et võib-olla mõnele on selline lihamaitse natuke võõras, aga ma ütlen ise, kui ma tunnen mingil hetkel, et ma tahan süüa mitte liha, siis see asi tuleb mulle kohe menüüsse. Praegu avastasin, et mul on ju avokaadot ka. Ma tahan nendega koos ka proovida. See on tõeline siuke avastusretk siin. Ja mu lemmik lambasalat. Nii, aga see on nii suured, mul vist, kas mul on sugu mahub seal? Siuke intev ongi. No, ma ei tea, äkki ma kunagi tulen tagasi veel magustoitu tegema. See läheb käest ära. No mõtle tervislik magustoit. Mul on toitumiskava nüüd täis. Pöörane. Et siinkohal ongi, et ei ole enam mingit teemat, et tervislik toitumine on ühekülgne või igav või kallis või mis iganes. See siin kõik, see ei ole ju kallis. Aga Erik, kui sa ei oleks nüüd toitumisnõustaja ja treener, et kes sa siis oleksid? Ma oleksin võib-olla jurist või arhitekt või kui ma spordimaailmas tahaksin toimetada, siis ma oleksin tõenäoliselt võrkpallur või jalgrattur, maanteejalgrattur. Need on tegelikult minu sellised
mida minult ei olegi parem küsitud, aga need on need teemad, millega ma tegeleksin ja kui ma kunagi maja hakkan ehitama, siis ma kohe kindlasti panen üldpildi seal ise paika ja vaielda mulle meeldib ka, aga mitte halvas mõttes, vaid pigem selles mõttes, et argumenteerides täpselt, et argumente kasutades kas siis kaitsta oma seisukohta või siis tõestada oma seisukohta, aga ma üldiselt vaidlen kahel juhul ainult, kui mul on 100% õigus või kui teine inimene 100% eksib. Need on minu variandid vaidlemiseks. Ja asju kokku panna ja oma visiooni ellu tuua, see siis tõenäoliselt teeb minust sellise juristi või arhitektuurilembelise inimesega, sest mulle arhitektuur väga meeldib. Aga täna oled sa olnud siis toiduarhitekt. Täpselt. Ja seda ma teen selles mõttes, et tegelikult seda ma olen varem kuulnud, et mul ongi öeldud, et toiduarhitekt olen siis. Nii et tuleb nii välja, jah. Aitäh selle kihvti retsepti eest meie vaatajad. Kindlasti minge Ela hästi TTV lehele. Eeriku retsept tuleb sinna üles, pluss kõiksugu lisamaterjali, mis me siis juhuslikult äkki ära ei mahuta, aga paneme üles siiski Facebooki. Kohtume juba nädala pärast. Aitäh, Eerik! Palun! Ja ela hästi! Ciao!